Tervist kõigile, mina olen Sander ja ma tulen Eesti Loodusmuuseumist. Enne kui väga pikalt kusagil edasi liigun, siis ma võib-olla pean märkima, et minu enda sõprade hulgas on tihtipeale olnud, et sa töötad Eesti Loodusmuuseumis, elad Tallinnas, kuidas sa jõuad siis käia tihtipeale Tartusse tööl? Et tegelikult Eestis on 2 loodusmuuseumit, üks on Tartus, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja Eesti Loodusmuuseum asub siis Tallinnas Linnateatri kõrval. Ja seal meie just peamiselt tegutsemegi. Aga miks me oleme siis käsile võtnud kogemustehnoloogiad? Loodusmuuseum siis on ju tegelikult meie suurem missioon ongi just panna inimesi märkama, mõistma ja seeläbi hoidma. Ja kui tulla tegelikult siia enda tutvustuse juurde, siis tegelikult mina olen geoloog ja geoloogide pärusmaa on hallid kivid. See on nii-öelda mitte geoloogide jaoks on hallid kivid. Ehk nii-öelda, kui te näete seda pilti, mis mul siin just kõrval on, siis tegelikult selle puhul on võimalik näha lihtsalt, et see on hall, üksluine ja sellest ei ole nii-öelda, nagu Eesti suvi või Eesti sügis igapäevaselt. Aga geoloogina on pidevalt selline väljakutse, et kuidas teha seda seksikaks, kuidas näidata tavainimesele seda, mida näeb seal just geoloog. Sest et kui te nägite neid väikseid kihte seal, siis geoloogi jaoks on need kui juturaamatu leheküljed. Ja see juturaamat avab endas tohutu mitmekülgse maailma, mille käigus siis saame teada, et millised loomad seal elasid, milline oli keskkond, kus see nii-öelda piirkond tollel hetkel üldse täpselt asus, kas kliima oli soe, kas hapnikku oli palju, kas hapnikku oli vähe, kas oli külm, kas oli soe. Et geoloogidel on hästi keeruline seda käte ja jalgadega tihtipeale selgeks teha, et kui põnev see pealt näha hall kivi on. Et see ongi, et kividel oleks nagu oma salakeel, meie seda teame, aga kuidas seda salakeelt tõlkida tavainimeste, mitte geoloogide keelde, ongi keeruline olnud. Kuni me leidsime sellise asja nagu virtuaalreaalsus. Miks mitte taas luua seda mitmekesist maailma ja panna tavainimene mitte geoloogina sinna sellesse 380 miljoni aasta tagusesse aega. See hall kivi, mida te nägite, oli pangalt Siluriajastu, Saaremaa. Tol ajal Eesti asus ekvaatori lähedal, hoopis teises kohas, kus praegu ilm oli väga soe, siin elustik oli äärmiselt mitmekesine, tõenäoliselt oli meil siin selline olukord nagu tänapäeval Punases meres, mis tähendab, et tohutult koralle, kalalaadseid. Seda geoloog loeb kivist, aga meil on võimalus panna inimesele prillid pähe, tema sukeldubki sinna 380 miljoni aasta tagusesse vette ja näebki, et vau, selline see maailm välja nägigi. Väga kihvt. Sellega oli väike tagasilöök ainult. Külastajad võtsid esimese hooga selle väga hästi vastu, aga pooltel külastajatel oli see, et kui me pakkusime neile seda võimalust, et pange pähe virtuaalreaalsuse prillid ja sukelduge müstilisse ürgmerre, mis oli meil 100 miljoneid aastaid tagasi, siis tegelikult oli esimene hoop see, et mulle need 3D prillid ei meeldi, need panevad mul pea valutama. Ehk inimesed tegelikult ei olnud tuttavad selle tehnoloogiaga, mida meil pakkuda oli. Ehk meie selline esimene õppetund natukene kippus olema selline, et inimestel, et peale selle, et me tahame edasi anda keskkonnateemalisi teadmisi, me tegelikult peame inimestele õpetama kasutama ka uusi tehnoloogiaid. Ja teine nii-öelda konks, mis virtuaalreaalsuse prillidega on, minul meeldib pidevalt seda võrrelda nii-öelda sellise Avatari ja Independence Day, iseseisuspäeva filmiga. Et ütleme niimoodi, et kui inimene, me kõik oleme Avatari filmi näinud, hästi kena, kõik on hästi värviline, kasutati mingisuguseid ulmelisi tehnoloogiaid, seal filmis jooksid ringi 2,5 meetrised sellised sinised elukad, panid patsid üksteise külge, seal oli emapuu, väga tugev teema tegelikult, aga mis selliste filmide puhul on probleem, et inimene ei tunne sealt ära talle tuttavaid keskkondi. See on välja mõeldud tema jaoks.
et tal ei teki sellist tugevat sidet selle nii-öelda meediumiga, mida talle näidatakse. Täpselt tegelikult selle müstilise ürgmere või selle geoloogilise ajalooga täpselt sama asi. See on animeeritud, see näeb välja nagu multifilm. Kuidas panna inimest nii-öelda rohkem sellega ennast nagu seotumaks tundma. Näiteks väga teine näide on hoopis see, et iseseisvuspäev 96. aasta film, suurimate linnade kohale maailmas ilmuvad suured UFO-laevad lasevad õhku Eiffeli torni ja kõik kinos on Eiffeli torn. Sest et pooled inimesed on Eiffeli tornis käinud, neil tekkis nagu tugev emotsionaalne side kohe selle sisuga, mida nad nägid. Ehk siit tegelikult väike hüppe edasi, et kuidas siis nii-öelda sellest virtuaalreaalsusest, et virtuaalreaalsus on väga kihvt mingite keskkondade või objektide edasi andmiseks, aga kuidas teha niimoodi, et inimene tegelikult ikkagi veel sügavama seose looks. Me oleme väikse ülesande, mis võiks olla pildil? Jälle geoloogiline ülesanne. Ma tean, et nüüd keegi ei saa siin vastata, sest et siin publikul ei keelati rääkida ja tegelikult hästi keeruline nüüd veebist ka saada vastuseid kiiresti. Tegu on umbes 1 sentimeetri suuruse fossiilitükiga, mis kuulus kalale, kes elas umbes nüüd kusagil Devoni ajastul. See oli see hetk, kui Eesti asus üldsegi ekvaatori peal. See kala oli, ma ei tea, mingi meeter lai ja 1,5 meetrit pikk ja siis ta tundus hästi suur, aga tegelikult ta ei olnud üldse hirmus, sest et ta oli planktoni toiduline. Ehk, ühesõnaga, käte ja jalgadega on mega keeruline seda asja jälle selgeks teha, et kuidas üks väike sentimeetri suurune fossiilitükikene seletab jälle hästi suure loo. Virtuaalreaalsus võiks nagu appi tulla, aga kuidas luua seda sidet just selle väikese fossiili ja selle kala enda vahel? Võtsime appi virtuaalreaalsuse edasiarenduse, milleks on liitreaalsus. Ehk nii-öelda te näete seda sama kala nüüd, ma loodan, et nüüd ka televaataja näeb seda kala. Just. Seal iPadi ekraanil on võimalik näha, et külastaja näebki seda kala, mis tekkis just sellest väikesest, suunates oma iPad sinna peale, et see väikese kala fossiili peale. Ehk ta nüüd näebki, et sellest fossiilist kasvas välja see kala, mille see kala kunagi kivistudes fossiilina järgi jättis. Võib-olla kiirelt ka siis, et mis asi see liitreaalsus on, kõigil on hästi keeruline tihtipeale sellega, et liitreaalsus ongi meid ümbritsev reaalsus, mille peale siis mingi seade, näiteks iPad kuvab digitaalse kihi ja need kaks asja kokku ongi liitreaalsus, ehk me paneme digireaalsuse ja pärisreaalsuse kokku. Virtuaalreaalsuse puhul on see, et sulle pannakse kõmahki prillid ette ja sa istudki täiesti oma reaalsuses. Kontseptina kõlas see jube hästi. Kui me esimest korda kasutajateni jõudsime selle lahendusega, siis inimesed, meil oligi see idee, et panemegi see, et inimene suunab oma iPadi siia ilusti selle kala peale ja siis ilmubki kala fossiili peale ja siis ilmubki kala. Päris elus kippus olema niimoodi, et inimene tuli iPadiga muuseumisse ja siis tegi ei ole, see ei tööta, mulle ei meeldi. Mis oli jällegi tõdemus sellest, et inimesed ei olnud selle tehnoloogiaga veel üldse kokku puutunud, kuidas seda kasutada, kuidas võtta rahulikult selle tehnoloogia kasutamist, et sa pead võtma rahulikult suunama sinna peal, siis tunneb seada ära selle. Et tegelikult, mis see lahendus meil lõpuks oligi, kohe tuleb üks väike näidegi, me pidime panema hästi suured kleepsud põranda peale, et kallis külastaja, palun suuna oma nutiseade nüüd selle poole. Väike võib-olla näide siin nii-öelda videona, et üks suvaline inimene muuseumis on lahti võtnud telefoni soodesaalis. Algul ta ei tea, kuidas pidi telefoni käes hoida, panen otse, nii kõnnin soodesaalis ringi, vaatan, ilus roheline kõik. Leian vitriini, siin on ümarlehine huulhein, päris põnev, ilus taim, mis see on? Suur kleep, suunan telefoni sinna peale, mis see teeb? Nii, huulheinad pole veganid. Hops, ja ilmuski üleelu suuruses huulhein, mis siis püüab kinni ühe kärbse, pistab ta nahka ja jätkab ta elu. Et
et siit tegelikult see, et meil loodusmuuseumis ei ole ainult geoloogilised asjad, mida me püüame tehnoloogia abil näidata. Tegelikult me kasutame tehnoloogiat selle jaoks, et näidata midagi, mis muidu oleks silmale nähtamatu. Antud hetkel siis huulhein, kes toitub kärbsest. Kõik ilus kena, aga kevadel saabus ilmselgelt COVID-19, mis väidetavalt tuli nahkhiirtelt, aga tõenäoliselt oli seal paar peremees looma veel vahel. Ja see lõi meie plaanid kõik sessi. Ütleme nii, et jumal tänatud, et me olime mõned aastad varem hakanud kasutama ruumide säilitamist virtuaalsena. Me just mõtlesimegi, et näiteks see Soode saal, mida te just hetk tagasi nägite, selle asemel varasemalt oli Läänemere saal, kus oli Tuur Maria, üks mõõkala, kes oli Hiiumaalt püütud. Ja enne kui me seda hakkasime lammutama, siis mõtlesime, et aga kuidas säilitada see tulevastele põlvedele. Leidsime ühe ettevõtte, kes oli nõus sellest ilusti tegema 3D-mudeli või sellised 3D-vaated ja hakkasime neid vaikselt arhiveerima. Kuni kevadel järsku tuli koroonaepideemia ja siis meil oli, et aga me saame sellega virtuaalsena muuseumi avada ja näidatagi inimestele, et milline näeb välja meie muuseum. Seal muuseumis sai ringi kõndida, said kuulata audiogiidi klippe. Eestlased hakkasid virtuaalmuuseumi ajal COVID-i koduses suluseisus või koduses vangistuses hakkasid kuulama audiogiide. Eesti inimene kuulas ka eestikeelseid audiogiide. Fenomenaalne. Me olime totaalselt õnnelikud. Aga meie muuseumisse loodud siis salakiht nende suurte kleepsudena, mis pidi käivitama sellised mudelid millestki, mida on tavaliselt keeruline näha. Need muutusid nagu top secret kihiks, sest et inimesi muuseumisse enam ei saanud tulla, kuidas jõuda nende inimesteni kodudes. Ehk me nüüd siis, kus häda kõige suurem, abi kõige lähem, me tegelikult nendest suurtest latakatest, kleepsudest jõudsime pigem sinna, et teeme sellised kaardid, sellised nagu jalgpallikaardid või autokaardid kunagi olid, et ta nagu käitubki sellise väikese tükikesena muuseumist, mida sa saad koju kaasa võtta või siis alla laadida veebist ja sellega käivitada erinevad loomad, taimed, mis iganes. Aga et tuua see inimesele, mitte lihtsalt, et sul on mudel toas mingi, umbes sama, et ekraan tõmbab väga hästi tähelepanu, aga ei suuda seda hoida, et kuidas seda tähelepanu natukene rohkem hoida, siis mõtlesime, et kaardid võiks hakata jutustama muinasjugusid. Ja naaberteatri näitlejad olid ka natukene töötud ja siis küsisimegi abi, et how teeks projekti ja kirjutasime muinaslood ja kaardid siis hakkasid neid näitama. Ühesõnaga, nüüd tuleb väike näide sellest, et kuidas külastaja siis kodus võtaks oma telefoni. Olen just ostnud selle ilusa kaardipaki. Nii, ma siin pean midagi tegema. Okei, ma vaatan kiiresti. Nii, Google Play, mul on Android telefon. Laen kohe selle äppi endale alla. Nii, mul on juba see olemas. Nii, ma vaatan selle telefoni. Valin kaardid, natukene laeb ja hopsti ongi mul see virtuaalreaalsus rakendus avatud ja nüüd ma loodan, et kuulete häält ka, sest et kui ma suunan oma telefoni kaardi peale, ilmub trilobit ja tegelikult hakkab see kaart ka jutustama. Paleontoloogia on teadus, mis uurib taimede ja loomade kivistisi. Paraku on trilobiidid meile käega katsutavana säilinud üksnes kivistisena ja Ühesõnaga, see natukene kippus virtuaal jõnksutama, sest et põhjus väga lihtne. Telefon, kui ta peab genereerima ammu välja surnud maailma ja siis püüdma salvestada ekraani, jääb natukene hätta ja selle tõttu see lugeja natukene jäi jõnksutama ka. See osutus meil ülimenukaks. Mul on tunne, et osad lapsevanemad kasutasid seda õhtul unejutuna, näitasid mudeleid, trilobiite ja iga X sai sealt nii vanem kui laps sai endale väikese tarkusetera ka. Nii et sellega on minu väikene ringkäik lõppenud. Tule loodusmuuseumisse ja näe loodust, nagu sa kunagi varem pole näinud. Aitäh! Suur tänu, Sander! Aeg on siis asuda küsimuste ja vastuste vooruni. Minul tekkis kohe selline mõte, et kas sellist asja annab nagu ime lihtsalt järele teha ka või tegelikult on hoopis asi selles, et teil on selline
super tubli ja väga intelligentne ajutrust koos seal muuseumis. Et lihtsamalt öeldes siis, kui keeruline on alustada, kui sa tahad sellist virtuaalreaalsust tuua õppe- või haridusprotsessi, nagu muuseum? See läheb aasta-aastalt järjest lihtsamaks. Väga head ideed on vaja ja tegelikult väga palju asju on võimalik teha ise oma kätega valmis. Et olenebki sellest, et põhiline on leida tõeline probleem, mida tehnoloogia aitab lahendada. Tihtipeale ongi see, et jookstakse kaasas uute tehnoloogia nii-öelda trendidega, tehakse sinna peale midagi, sest et külastaja võib-olla tahab uusi tehnoloogiaid näha, aga tegelikult see sisu, mida seal kuvatakse, võib-olla tegelikult ei ole see tehnoloogia see kõige õigem viis seda kuvada, et igal juhul tuleks kõigepealt eelistada ikkagi kuidagi inimesena või inimese abil seda nii-öelda teadmist edasi anda, et ei tasu kogu aeg võtta seda tehnoloogiat eesmärgiks. Selge. Ma vahepeal mainin ära kõikidele vaatajatele ja meie konverentsil osalejatele veel, et just praegu on Sanderile võimalik saata ka küsimusi. Kui te näete selle sama meie konverentsikeskkonna juures on see 6A nupp, vajutage sinna Sanderi ilusa näopildi kõrvale ja pange sinna kirja küsimus, mis te soovite küsida. Nimelt, minul on küll veel küsimusi veel varrukast võtta ja juba esimesed ilmuvad. Ma küsin lihtsalt vahepeal ära, et kas võiks nagu võrrelda natukene, et sa hakkad ühte raamatut või miks mitte õpikut kirjutama ja siis sa kaasad neid vahendeid, kus sa mõtled, et kuidas ma nüüd selle õpiku peatüki selgeks teen? Jah, tegelikult me oleme ise natukene mõelnud juba selle peale, et võib-olla natukene kaaperdadagi mõningaid õpikuid, sest et nii-öelda selle liitreaalsusega on äärmiselt lihtne, et me kasutame pilti kui nii-öelda seda markerit, mis käivitab selle mingisuguse sisu, et me võime tegelikult ükskõik millise raamatu lehekülje muuta selleks edasiandvaks vahendiks. Ainukene piirang ongi hetkel veel see, et paljudel inimestel, eriti just lastel, ei ole ikkagi nii häid seadmeid, millega seda sisu kvaliteetselt nii-öelda tarbida. Sest et millegipärast lastel kipub olema see, et nad tarbivad neid telefone palju kiiremini kui täiskasvanud, et selle tõttu ostetakse neile tavaliselt kõige odavamad seadmed, mis jäävad mingite asjadega jänni. Üks tore küsimus või isegi mitu on neid siin. Kus saab kaardid osta? Nii äge. Väga hea küsimus. loodusmuuseum.ee/liitreaalsus. Sealt on võimalus neid kas alla laadida või teine võimalus tulge Loodusmuuseumisse, sealt kassas saab. Jah, muuseumis tasub ikka käia, sest seal seda kõike ju kogeda saabki koos oma nutiseadmega. Kas ei ole hirmu, et kogemustehnoloogiad võivad keskendumisvõimet ja funktsionaalset lugemisoskust hoopis häirida? Ma arvan, et see on jällegi see esimene mõte, et olenebki, mis hetkel või nagu mille jaoks sa seda tehnoloogiat kasutad. Et kui me hakkame igal pool püüame kõike äärmiselt iga nagu õppeprotsessi osa näitlikustada mingisuguse kogemustehnoloogiaga, siis tõenäoliselt jah, sellega võib tekkida probleeme, aga kui paras doos kogemustehnoloogiat anda, siis ma arvan, see on just kasuks. Just, et liiga palju head ei ole ju ka kunagi hea. Tekkis mõte, et kas selle virtuaalreaalsuse, kui ma nüüd hakkaks ka mingi tiimiga või iseseisvalt üles ehitama, mingi mõte on mul, kas mul on vaja siis eriteadmisi või mingit eriala õppida, et ma lõpuks sama toreda asjaga suudaks välja tulla? Kõige tähtsam on idee, ma arvan, et küll leiab tänapäeval neid ägedaid inimesi, kes kampa tulevad, et kui on väga hea idee, siis tänapäeval see startup mentaliteet on nii tugev, et küll leiad ägedad kambajõmmid. Ja väga palju asju on tänapäeval kättesaadav ju veebist, tutorialid, juhendid, vabavaralised tarkvarad, et ongi, et kui eesmärk ambitsioon ei ole ülisuur, et ei taha nagu luua kohe Jurassic Parki filmi või midagi taolist, siis tegelikult võib alustada lihtsalt. Just nimelt, üks tore, kas seal oli ka mingisugune eelajaoluline tegelane seal, kes oli virtuaalreaalsusega loodud sinu esitluses, et küsiti, et kui pikk on ühe virtuaalreaalse objekti, näiteks selle trilobiidi kasutusiga, ehk kui kaua asi funktsioneerib, enne kui on vaja mingeid uuendusi teha. Teatavasti on ju tarkvara uuendusi vaja teha. No telefon oleme leidnud koostööpartneriks endale hästi vahva ettevõtte, kes tegelikult hoiabki kogu aeg meil seda rakendust ajakohasena, et ei ole muret, et
täna kasutan, homme ei kasuta, ülehomme, aasta pärast võtan jälle rakenduse kätte, et siis järsku ei tööta. Et töötab nii kaua, kui telefon töötab. Suur tänu veel kord, Sander. Aitäh. Ja kõik küsimused on endiselt oodatud. Me saame hiljem siis neile vastata juba interneti või e-posti teel. Nii et veel kord aitäh. Aitäh.